hoopis teiega intervjuud teha, kas te olete nõus, mina Kalle Grünthal, kui see nimi midagi ütleb? Kalle Grünthal, Riigikogu liige, on siis otsustanud hakata Delfiga intervjuud tegema, kas me paneme siis omalt poolt ka juba... Jah, et mul on nagu selline konkreetne küsimus. Delfi kõrvaldas oma postitusest arstide ja teadlaste pöördumise selle kohta, mida on koroonaviiruse tõkestamisel valesti tehtud. Minu küsimus on lihtne, miks seda tehti? Et igal väljandal on avaldamiskünnised. Kalle Grünthal, ma küsin teie käest, et kuidas teie jaoks need meeleolud siin Vabaduse väljakul täna? Ei, ma olen nõus sellele küsimusele vastama, aga äkki te vastate enne minu küsimusele? Kalle Grünthal, siin on umbes 10 000 inimest. Kas Delfi inimesel on, reporteril on nimi ka olemas? Meditsiinitöötajad on praegu hädas, nad on ülekoormatud ja kas te ei karda, et see kõik võib siin veel kaasa aidata sellele? Te praegu ka hingate mulle 20 sentimeetri kaugusest näkku ilma maskita. Ma soovitaksin, tahate, ma saadan teile Eesti keskkonnauuringute ekspertarvamuse, mis ütleb, et maskist on rohkem kahju kui kasu. Kas te olete tuttav sellega? Kalle Grünthal, teie olete üks neist, kes on levitanud erinevaid vandenõuteooriaid sellega. Okei, lähme konkreetseks, mis on see vandenõuteooria? Näiteks see, et vaktsiinid põhjustavad oluliselt suuremaid kahjustusi, kui nad tegelikult põhjustavad. Kas te ei tunne ennast vastutavana selle eest, et meil on tervishoiukriis, et inimesed on haiglates sellepärast, et nad usuvad igasuguseid selliseid väiteid, mis tegelikult ei vasta tõele, mis on teadlaste poolt korduvalt ümber. Et väga huvitav on see, mida te praegu produtseerite, kuna te minu ühelegi küsimusele ei vasta, siis mina ei vasta ka teie küsimusele ja küsin, et miks pärast Delfi peavoolumeediana produtseerib sellist libauudiseid kogu aeg, teeb mingit faktikontrolli ja kui ma kutsun need nii-öelda siis väitlusele, siis ei tule kedagi enam. Miks on niimoodi? Küll ühtegi utet väitlusele saanud, aga Kalle Grünthal, ma saan aru, et ühtegi sisulist vastust ei saa meie teineteiselt siin tänase päeva jooksul. Aga miks ei saa, kui mina esitasin teile esimesena küsimuse, miks pärast te kõrvaldasite Eesti arstide ja teadlaste poolt koroonameetmete osas, et nad saaksid, riik saaks väljuda sellest, miks te selle kõrvaldasite? Kena päeva teile, Kalle Grünthal. Miks te oma nime ei ütle, kui teid küsiti? Oma nime ei ütle. Tead, mis ütles Marju Imma? Marju Imma ütles, et ajakirjanik võid sa olla, aga inimesena pead sa selle täiesti kõrvale jätma. Või et ajakirjanik pead seda inimlikku täiesti kõrvale jätma. Saate võib-olla saata miili peale meile selle, mis see Marju Imma täpselt ütles. Kuulake 2 aasta tagune ta ütlemine üle. Ehk ajakirjanik võib olla täielik mölakas. Okei, aitäh teile kõigile.